Tere! Oleme jõudnud Mitmekesisuse Akadeemia viimase 5. seminarini. Kuna mai on üle-euroopaline vaimse tervise kuu, siis on ka meie tänase vestluse peamiseks teemaks vaimne tervis ja seda just töökohal. Viimased aastad on olnud väga keerulised, toonud kaasa suuri muudatusi ja kahtlemata on see mõjutanud nii inimesi üldiselt, aga ka meie töötajaid ja nende vaimset turvatunnet või heaolu. Meil on täna selline olukord, kus ümbritsev muutub aina ärevamaks, segadus läheb kohati suuremaks ja seetõttu on ka ootused tööandja pakub inimestele turvatunnet suurem kui kunagi varem. Seda teemat oleme me kutsunud täna arutlema mitmeid inimesi. Esimeses osas on minuga 2 eksperti ja spetsialisti, Peaasi koolitaja ja psühholoog Gea Assilevi ja Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku juhataja ja psühhiaater Madis Parksepp. Pärast seda kutsun ma lavale meie juhi ja töötaja ja selle vestluse lõpetavad 2 personalipartnerit, 1 Teliast ja 1 vastavalt Swedbankist. Aga alustaksin sellest, Gea, et Peaasi on teinud juba 5 aastat emotsionaalse enesetunde testi ja ma väga palun, et sa tutvustaksid, missuguseid tendentse, võib-olla ka ohukohti või vastupidi mingisugust toredat positiivset muudatust olete märganud. Aitäh kutsumast, et mul on kõigepealt hästi hea meel, et selline teema üldse siin laual on ja selline arutlus siin kokku on kutsutud. Ja see, et vaimne tervis ja selle hoidmine töö kontekstis on oluline, paistab, et on siinsele seltskonnale väga kuidagi iseenesestmõistetav ja selge, aga ma mõtlesin, et selliseks soojenduseks ja sissejuhatuseks ma toon, kui ma siin niisugust uuringute nurga alt räägin, ka siia silme, et ikkagi veel mõned punktid selle kohta, et miks see siis ikkagi tähtis on, et me töötajate vaimsest tervisest räägime. Et ühelt poolt ongi siis töötajad, kelle vaimne tervis ja füüsiline tervis on heas seisundis, on keskendunumad, motiveeritumad, töötavad tõhusamalt, nad puuduvad võib-olla vähem töölt, tahavad vahetada töökohta vähem ja üldiselt selline psühholoogiliselt turvaline ja toetav töökeskkond siis ikkagi väga palju ka suurendab töötajate rahulolu, koostööd ja sellist pühendumist siis sellele organisatsioonile, selle organisatsiooni kultuurile, ehk siis kui ma tunnen ennast hästi, emotsionaalselt hästi, siis ma tahan ka siin organisatsioonis kuidagi panustada ja saan oma võimeid kõige paremini realiseerida ja siis kuidagi selle nurga alt ka me oleme siis viimased 5 aastat vaimse tervise vitamiinide kampaania käigus tõesti sellise avaliku kutsungina ja pressiteatega kutsunud inimesi üles natukene andma märku sellest, ja just tööealisi inimesi andma märku sellest, et kuidas nende emotsionaalse enesetundega on. Et see on nüüd selline sõeluuring, et see ei ole mitte kuidagi diagnostiline vahend ega ei anna siis nii-öelda diagnoose inimesele, aga põhineb see küll siis emotsionaalse enesetunde küsimustikul ja need kuidagi tunnused, mida me vaatame, on siis seotud depressiooni, üldistunud ärevuse, sotsiaalärevuse, uneprobleemide ja vaimse kurnatuse tunnustega. Kui inimesed, kes seda ise täidavad, saavad kuidagi tagasisidet natukene selle kohta, et kuidas minuga praegu nendes kategooriates on ja siis ka mõned sellised soovitused, et kuidas hoida, mis see vaimse tervise ABC ja põhi kuidagi on. Ja osad organisatsioonid on seda täitsa võtnud ette ka teha enda organisatsiooni sees, kutsuda inimesi üles seda siis vaatama ja see annab organisatsioonidele võimaluse vahel ka siis enda kontekstis neid tulemusi kuidagi tõlgendada ja siduda sellega, mis meil siin praegu toimub ja mida saaks teha konkreetselt selle toetamiseks.
Ja vahel on siis ka peaasi kuidagi spetsialiste kutsutud appi neid tulemusi vaatama. Aga täna siis tõesti kuidagi tõin siia kaasa mõned slaidid ja mõtted selliste hästi üldiste nagu tõlgenduste kohta, et kui me vaatame nüüd tervikuna, et siis sellel aastal oli testi täitmas ligi 12 000 inimest, kui üldiselt see tööealine elanikkond on siin, ma ei tea, 700 000 ringis on ju, et siis 12 000 on selline täitsa tubli kuidagi tulemus. Küll väiksem siin on näha, kui eelmisel aastal oli testi täitjate hulk, aga sellele vastukaaluks on siis praegu palju rohkem organisatsioone, selliseid erinevaid organisatsioonide esindajaid, kes siis liitusid ja võtsid ette seda teha. Ja siis me ka valdkonniti jagasime ja kuidagi oleme vaadanud nende organisatsioonide kontekstis siis ka, et on jaotatud keskväikeettevõtted, suurettevõtted, avalik sektor, haridus, meditsiin ja siis sellel aastal isegi võib-olla natukene üllatuslikult kõige väiksemad skoorid haridusvaldkonna töötajatel ja kõrgeid skoore jälle näitasidki siis meditsiinitöötajad ja muidugi ka avaliku sektori töötajad, et siin siis saab igaüks mõtiskleda korra selle peale, et mis siin taga võib olla. Aga selline üldine kuidagi 5 aasta võrdlus tegelikult väga palju ja väga suuri kõikumisi nendes kategooriates ei näita. Küll uneprobleemid ja just nimelt see vaimne kurnatus on võib-olla see, mis siit silma hakkavad ka, aga üldiselt on see nüüd 5 aasta lõikes olnud võrdlemisi sarnane ja ma ei tea, kui sa siin alguses ütlesid ka, et see on olnud hästi muutuste rohke ja turbulentne aeg, nii ma ei tea, pandeemia, sõdade, igasuguse poliitilise olukorra kontekstis, siis võib-olla saab seda vaadata nii, et inimesed ongi just nagu vastupidavad ja kuidagi sellised hea toimetuleku võimega, et see ei ole kuidagi nii hirmsasti kõigutanud neid skoore ka. Aga ma ei oska öelda, võib-olla saab sellele anda ka tõlgenduse kuidagi nõnda, et see võtabki kauem aega või et need muutused kuidagi tulevad pikema aja peale ja võib-olla see on just koht, kus me oleme sellise toimetuleku viimase piiri peal ka, et järgmised aastad mingisuguseid tendentse või trende siis näitavad, et saab seda uurida. Kui nüüd sugude kaupa vaadata neid tulemusi, siis see on jällegi hästi kooskõlas kõikidel aastatel ja ma arvan ka üleüldiselt vaimse tervise uuringud nagu maailmas näitavad seda, et naised kuidagi, et naiste tulemused on nagu kõrgemad selles suhtes, et näitavad rohkem seda sümptomaatikat. Jällegi, mis see taust saab siin olla, pole osaliselt ikkagi seotud ka selliste stigma ja häbi teemadega sugude kontekstis ka, kui palju on üldse aktsepteeritud see, et mehed kõnelevad oma vaimsest tervisest ja kindlasti nagu töökultuuris saab ka selle üle mõtiskleda, kui palju tavapärasem on see, et naised märkavad varem, otsivad varem abi, adresseerivad neid teemasid rohkem, kuivõrd see on selline ka kultuuriliselt ja ma ei tea, kogukondlikult määratud, et mehed hoiavad kuidagi tagasi ja tegutsevad teistmoodi nende teemadega. Või siis ka selline naiste, ma ei tea, rollide paljusus, mis ka suureks selliseks stressiallikaks saab olla nii töö juures sooritada, peres väga palju kuidagi kanda, et pole mitmeid niisuguseid vaatenurki siia ka. Ja vanuse järgi lahti võttes siis ka päris selgelt joonistub välja see, et sellised 20 kuni 29 aastased noored tööturule sisenejad, noored töötajad peaaegu kõikides kategooriates siis saavad nagu kõrgemaid skoore ja
äkki see saaks olla selliseks just töö kontekstis, kuidas me täna siin praegu tõlgendame neid tulemusi niisuguseks oluliseks märguandeks, et nii värbamisel kui tööprotsesside korralduses, kui üldse nagu töö, ma ei tea, sisu mõtestamisel ikkagi noortel on teistsugused ootused, muutunud ootused, millega siis see vastuolu tööandjate ja noorte tööle asujate suunas võib suureneda, et kui ma proovisin siin nagu uurida ka natukene selle kohta, mida maailmas veel vaadatud on selle Z-põlvkonna kohta, et kuidas ja mis ootustega nad üldse tulevad tänasesse töömaailma, siis noh, need sõnad siin on, et võiks olla lõbus ja loov ja elav ja lõõgastav ja paindlik, eks ole, et kuidagi, et minuga oleks väga arvestatud minu isikupäradega ja ka võib-olla selle kontekstiga, et ma mitte ei ela selleks, et töötada, vaid ma nagu töötan selleks, et elada, et see töö kuidagi sobituks minu teiste huvide, hobide, pere ja kõige muuga ka, et see on päris suur amps tegelikult ja kuidagi põhimõtteliselt mulle paistab selline erinev nagu paradigma muutus ja nii ei nähtagi võib-olla seda tööd kui, ma ei tea, elukutset, et ma pühendun siin aastakümneid ja defineerin ennast kuidagi läbi selle töö, vaid et ongi täiesti harilik liikuda, muutuda, olla ühel positsioonil teisel ja samas oodata, et need kõik kohad hästi arvestaksid siis sellega, milline mina olen ja kuidas mina saan ennast kõige paremini realiseerida ühelt poolt. Aga muidugi ütlevad, tööandjad nagu kogevad seda, tunnevad seda, et tõepoolest võib-olla noored ei ole nii hästi ette valmistunud nendeks tingimusteks, aga teiselt poolt ka siis see, et võib-olla need tööandjate endaga ootused on võrdlemisi sellised rigiidsed või on ka jäänud nagu sellesse samasse nagu aega kuidagi kinni, et selline vastastikused ebarealistlikud ootused, et seda siis võib-olla natukene ka see vaimse tervise ja stressi talumise nagu olukord peegeldab sellises kontekstis. Ja kui mõtleme, et mida siis sellises väga nagu laia joonega, et mida võib-olla organisatsioonidele, mida võiks võtta siit või millele siis võiks mõelda, siis lihtsalt kuidagi illustreerimaks, et hästi erinevate nurkade alt tegelikult saab toetada enda organisatsiooni sees ka inimeste vaimset tervist ja emotsionaalset heaolu. Et ühelt poolt seda läbi sellise selguse rollide, eesmärkide, protsesside, töökoormuse, info selguse suunas mõeldes, et see on midagi, mis annab inimesele tunde, et kui ma saan aru, mida ma siin teen ja ma nagu tunnetan enda piire, ma tean, mis on mu eesmärgid, ootused, et see kuidagi aitab sellist pinget leevendada. Kuidas ikkagi vaadata seda, et juhid saavad olla väga heaks eeskujuks ja mitte juhtida ainult siis läbi sõnumite, mis ma annan, vaid kas ma ka läbi enda käitumise kuidagi saan ja seda ka noored ja ma arvan, vanemad inimesed ka väärtustavad ikkagi palju. Uurida natuke selle kohta, et kas organisatsioonis inimesed tunnevad, et see tegevus käib nende väärtustega kooskõlas, kas nad kuuluvad siia, kas nad on psühholoogiliselt turvalises keskkonnas aktsepteeritud ja hinnanguvabas ja kuidagi niisugune eelarvamuste vabas keskkonnas saavad toimetada. On nad kaasatud tööprotsessidesse, on nad tunnustatud, on nad nende tegevusele tagasisidet antud, et missugune see süsteemne ja sisuline toetamine ikkagi organisatsioonis välja näeb, et kas me vaid mingitel vaimse tervise päevadel nagu päevakaupa kuidagi rakendame seda strateegiat, on meil niisugune suurem, pikem nägemus selle kohta, et kuidas töötajad nagu sellest saaks kaasa rääkida. Et selline väga kiire ja kokkuvõtlik mõte, mis siin... Ja see hõlmab, vaata, et peaaegu et kõiki valdkondi. Igal pool on võimalik teha midagi. Igal pool on võimalik kuidagi toetada. Aitäh! Kuidas nüüd psühhiaatri pilgu ja juhi ja mehe pilgu läbi see kõik, mis uuringutes on välja tulnud, paistab? See on üsna heas kooskõlas minu, ütleme siis nii,
erialase kui ka siis tööalase kogemusega ja nii tõesti siin välja toodud noh, need trendid on tunnetuslikult väga, väga loogilised või on samamoodi kui ka tegelikult need võimalikud põhjused ja soovitused on ju ka sellised, mida inimesed kas siis ise välja ütlevad või siis mida nad võiksid järgida, et noh, võib-olla siia selle, kui nüüd lõpust tagasi minema hakata, et siis ma siia juurde lisaksin ka ühe sellise olulise aspekti, et me lõpuks oleme kõik ikkagi indiviidi tasemel, et küsimus ei ole ainult organisatsioonis, küsimus on ikkagi ka selles, et mida me ise saame enda jaoks ja enda heaolu noh, ütleme siis parandamiseks ära teha. Ja mis võib-olla, kui nüüd võtta kitsamalt just see töökeskkond ja organisatsiooni ütleme siis selline vaimne heaolu või organisatsioonis esinev siis ütleme siis selline õhkkond, et mida peab arvestama, et meil töötajatel on kõikidel ju igasuguseid muid tegureid ka, mis nende vaimset tervist mõjutavad, et noh, sellist selget piiri panna, et näiteks emotsionaalse enesetunde halvenemine või mingi stressitase, et see on just ainult sellest töökeskkonnast või töö olemusest tingitud, et seda sageli ei saa, et väga harva on ütleme siis vaimse tervise muredel või ka psüühikahäiretel siis kindel üks põhjus. Ja väga hästi sa tõid välja alguses öeldes just, et me selliste uuringutega alati tuleb mõelda ka seda, et mida me mõõdame, et noh, et see ei ole, et need ei ole diagnoosid, need ei ole haigused, et muidu kui vaadata neid tabeleid, et siis noh, see oli ikka kolmandik kuni pool inimesi, noh, ütleme, oleksid justkui nagu näitasid mingeid nagu tunnuseid diagnoosiga, mis jällegi tekitab siis küsimuse, aga miks me siis neid inimesi ei ravi või kuidas. See, et inimesi on ka vaja rohkem ravida, muidugi minu meelest oli kajastus ka üsna alguses oli üks tabel, mis näitas meditsiinisüsteemi enda, noh, ütleme seda stressitaset, et meditsiinisüsteemi stressitase sõltub väga palju inimeste üldisest heaolust ja vaimse tervise heaolust, et kui inimestel on rohkem muret, et siis meditsiinisüsteem on ju see, noh, mis peab no, ühena sellest süsteemist jah, et kes peab püüdma siis neid aidata. Ja põlvkondade vahelisi erinevusi, mis aga välja tõid, et need on hästi aktuaalsed ja tõesti, aga ma ütleks, et võib-olla noh, põlvkondades on ju ka palju individuaalseid erinevusi ja ma ütleks ka nii, et võib-olla üldises plaanis, kui mõelda nüüd oma noh, ütleme, kogemus tööandja esindajana, et töötajad üldse on teadlikumaks ja nõudlikumaks oma töökohtade, oma organisatsioonide ja oma juhtide osas ka muutunud, nii et see ei ole ainult põlvkondades, aga noh, kindlasti küsitakse üha rohkem ikkagi just selliseid väärtusi ja küsitakse keskkonna kohta, et ei ole küsimus ainult, et millist tööd või juppi ma teen ja mis see palganumber on, nii et ja noh, mõnes mõttes see on selline noh, isegi nagu nõiaring, et mida teie teete head tööd, inimeste teadlikkus tõuseb, siis ma oskan ka ennast paremini jälgida ja siis lõpptulemus on see, et ma noh, need aasta-aastad siis ütleme siis, need mingid siis sümptomid või justkui tõusevad. Aga noh, jällegi, et ka teie uuringu suur väärtus on see, et me ühe ajahetkelisest noh, mingitest skooridest ei ole suurt midagi järeldada, aga kui me vaatame neid trende aastate pikku, et siis see kindlasti on oluline. Ja siin me oleme ka oma tiimis vahepeal nagu naljatlenud, et see vanuseline erinevus, et kas nagu vanusega läheb kergemaks, vaata, et nagu õpid enda kohta teadma, mismoodi sa üldse stressid olnud, manageerid ära nagu seda kuidagi paremini ja siis ei raporteerigi vaata nii nagu kõrgeid tulemusi. Aga see on kindlasti õige ka, et noh, kui vaadata ka selliseid elukogenumaid inimesi, et siis sama elukogemus võimaldab ju erinevate selliste turbulentsidega paremini toime tulla, et noh, kui ma olen elus toime tulnud juba ütleme 10 kriisiga, et siis see kindlasti annab teatud eelisega 11. kriisis olla ja seda me tegelikult ju nägime ka nendest just nende noorte ütleme selline tajutava stressitase on hästi kõrge, nii et see kindlasti on õige, jah. Samas praegu on turul väga palju eneseabi õpikuid, raamatuid, mis räägivad sellest, et kogu aeg saab olla õnnelik, me räägime sellest, et meil on kursused ja igasugused töötoad, kuidas olla õnnelik. Mis selle kohta teie poolt
nagu vastuseks tuleb. Kuidas me saame siis niimoodi teha, et inimesed on hommikust õhtuni või kas see on üldse reaalne ootus, et nad oleks kogu aeg õnnelikud? No see on minu meelest ka üks võib-olla sellise informatsiooni mahuka ühiskonna selliseid varjukülgi on see, et kõik võimendub ja muuhulgas just seesama ihalus pideva õnne järgi, et see peab kogu aeg olema. Ei pea olema, et on üpris normaalne, et kui on ebanormaalsed olukorrad ümberringi toimuvad, et siis inimese see stressitase ka tõuseb, et see on selline kohastumuslik füsioloogiline reaktsioon. Aga teine pool, mis puudutab just neid, ütleme ka õpikuid ja teadlikkuse tõstmist, et esimene samm alati on ju teadlikkuse tõstmine ja minu meelest siin aastate ja aastatega on üheks väga heaks eeskujuks just see peaasi.ee olnud oma sellise teadlikkuse või ütleme siis teadvustamistööga ja teadlikkuse tõstmisega. Aga järgmine samm on, et kui ma loen hea raamatu läbi, kus öeldakse, et mida vahvad teha, et endal parem on hakkaks, et siis tasub hakata proovima ka neid asju ellu rakendada. Ja ma ka psühhiatrina näen, et tegelikult kõige keerulisem on need üldise elustiili soovituste järgimine, nagu uni, nagu liikumine, nagu tasakaalustatud söömine, ütleks hästi oluline noortel ka digihügieen, aga mitte ainult noortel, igas vanuses inimestel, et see annab nii palju efekti väga suurele osale emotsioonidega, meeleoluga seotud, ka psüühikahäirete ravis isegi. Aga see on kõige keerulisem. Et see on kõige keerulisem etapp endaga töötada. Ja siin ka, miks ma alguses seda tõin, et need on organisatsiooni seisukohalt on hästi olulised. Ja aga inimene ise peab, või ütleme, et peab enda jaoks ära tegema seda, mis on hea ka. Muidugi, head organisatsioonid seda soodustavad ka. On see siis eelkõige võib-olla küsimus on just vaba aja andmises mingite selliste on siis sporditegevused, on see liikumine, on see siis enda harimine, nende sinu toodud raamatute lugemine, näiteks, et iga reede Telia Swedbanka inimesed saavad lugeda eneseabiõpikuid, tööandja aga selles mõttes organisatsioon seda kindlasti mõjutab, aga mul võib olla ükskõik kui hea juht, mul on okeid juhid, aga nad võivad olla ükskõik kui head eeskujad, aga kui ma ikkagi öösiti ei maga üldse, et ega siis minu see stressitase tõuseb ja minu efektiivsus ka, tööalane efektiivsus ka ju langeb. Ja, siin ma käest oleme näinud just selle vitamiini kampaania tegelikult tegemise ju tagamad ongi see, et kuidas tuua teadvusesse need vaimse tervise hügieeniga ABC, need päris põhiteadmised ja seal ju ka on küll sees meeldivate emotsioonide kogemine, et sa alustasid sellest, aga kuidas seda vaadata ka niimoodi, et slogan on ju, et tasakaal on peaasi, et see on oluline, et nagu kõik tunded oleksid mõnes mõttes nagu plaanil ka, aga see võib olla see, et mul on mingi tendents, kas ma märkan ära neid tendentse, kus ma kaldun mõtlema ja seda on päris palju, ma arvan, meie ümber ka täheldada, et ma kaldun mõtlema negatiivselt või nagu mitte toetama ennast ja niimoodi see toodab juurde kuidagi neid keerulisemaid emotsioone, et kuidas seda tasakaalu tuua, et kuidas märgata rohkem. Ma tahtsin nüüd natuke juttu viia teisele teemale, et me oleme aina rohkem hakanud mõistma, et inimesed on erinevad, et on need sellised... Jah, et see olid mehed ja naised olid. Ja siis, et on vanuselised iseärasused, aga et see on veelgi nagu peenem, et on ka sellised neurotüüpilised ja siis neurovariatiivsed inimesed ja see teema või see temaatika on jõudnud ka nüüd töökohta. Kuidasmoodi tööandja või organisatsioon peaks nüüd sellisesse mõnes mõttes uude teemasse suhtuma? Mõnes mõttes on ju niimoodi, et ega need inimesed ei ole organisatsioonides uued, et need on alati olnud, aga jällegi see on seesama teadlikkuse tõus, et me mingitest asjadest teame ja me ka enda kohta teame rohkem asju. Teine pool on, et üleüldises plaanis ühiskond on muutunud hästi palju, ma ütleks just võib-olla inforikkamaks, infomüra rikkamaks, mis tähendab ka seda, et teatud tüüpi inimestel võib-olla see üldine toimetulek võrreldes varasemaga, mis oli infovaesem ühiskond, et on muutunud ka keerulisemaks. Aga selline üldine soovitus nii organisatsioonides kui tööalaselt, et mida sellistel puhkudel teha,
on ikkagi ka omavaheline rääkimine ja omavaheline arutelu. Ehk siis selles mõttes need erinevused, noh, me peame arvestama, et organisatsioonid reeglina, need on meeskonnad, et me peamegi püüdma alati neid erinevusi arvestada, aga teisest küljest mingite kohtade peal tuleb teha ju ka kompromisse, kui me räägime meeskonnast ja selle kokkukõlamisest. Ma ei näe muud meetodit, et kui ma näiteks juhina hakkan ütleme siis aimama, et mis kellelgi võiks olla ja ma kusjuures ei tee ka seda, et ma ei diagnoosi ei oma tiimi ega ka pere lähedasi, aga et ma ei saa sellest teada, et see on ikkagi dialoogi küsimus ja jällegi organisatsiooni vastutus on see, et kui ma selle, ütleme, neid vestlusi pean, et siis ma pean olema ka mõistev selles mõttes, et siis me ei hakka neid inimesi ära tõrjuma, aga mis sina arvad? Ma arvan, et ma olen väga nagu nõus sellega ja ma mõtlen, et see vestluste loomise koht ongi kuidas, et ma käin ka palju organisatsioonides koolitamas, väga erinevates organisatsioonides ja peamiselt räägin vaimse tervise esmaabist, mis tähendabki seda, et kuidas kuulata põhimõtteliselt inimest, kuidas kuulata oma kolleegi, ükskõik oled sa juht või oled sa lihtsalt nagu tiimikaaslane. Inimesed hästi nagu kuidagi nagu põrkuvad selle vastu, et mismoodi, et see on nii uutmoodi nagu mõte, et ma peaksingi ja võiksin ja tohin nagu uurida midagi veel sinu nagu emotsioonide, sinu toimetuleku, viiside, sinu kuidagi, ma ei tea, eripärade kohta, et see on ikkagi ka nii palju selline mõtteviis, et aga meil justkui kõik on ilma sõnadeta siin selge ja organisatsiooni kultuur loob nagu iseennast kuidagi. Just, ja siis on ka hästi palju selles mõttes ju ühelt poolt tabusid ja teiselt poolt on ju ka andmekaitse küsimused, et kes ja mida üldse tohib teada saada. Aga ma ikkagi mõtlen nii, et ka mina, kui ma oma tööd või karjääri alustasin, et ka siis oli ikkagi suhteliselt valdav seisukoht, et inimesed on professionaalsed, justkui nagu professionaalsed robotid, see 8 või 9 tundi päevas ja kõik, mis jääb sinna väljapoole, et see on siis, ma ei tea, mitte professionaalne või või järelprofessionaalne, aga ühesõnaga, et see ei ole nagu tööandja asi. Praegu nii juhi kui kolleegi ja ka ütleme siis psühhiaatrina, ma tegelikult näen ikkagi või et väga selgelt seda, et inimene ei saa ju, et inimesel on oma päris elu või muu elu, on need perekondlikud mured, on need, ongi tervisemured, et neid ei saa ignoreerida või öelda, et stopp, sellest me ei räägi, sellepärast, et see on sinu, ma ei tea, põlveliigese vigastuse küsimus, et see ei ole professionaalsusega seotud. Ja jällegi, et organisatsiooni, ütleme siis, võib-olla vastutus on pakkuda siis sellist usalduslikku arutelu ja dialoogi võimekust, aga kui me ei räägi ja eeldame, et siis me läheme rappa, me näeme seda ju perekondades, me näeme seda, ütleme see suhtlemine või kommunikatsiooni või vähesus või mööda rääkimine, et see on ka väga suure osa, ütleme siis minu psühhiaatri töös on näha neid vilju. Ehk siis siit jääb kõlama see, et vaatamata sellele, kas on tegemist suure või väikse organisatsiooniga, mis valdkonnas ta tegutseb, missugune on see vanuseline variatiivsus või sooline, siis see kontakt või see, et inimest märgatakse, et see on niivõrd suure tähendusega, et see on mõnes mõttes nagu üks esmane asi või kõige alus. Ja seda saab ka õppida, seda suhtlemist. Sina käidki õpetamas ja seda saab õppida, seda saab meeskonna sees edasi arendada ja et see ongi väga tähtis. Jah. Aga aitäh teile selle jagamise eest. Aitäh kutsumast. Aitäh. Kutsun lavale siis järgmised esinejad. Nii, meil on laval nüüd Aiki ja Rasmus. Aiki, aus, sina oled ärikliendi üksuse müügikonsultant ja Rasmus Eelsoo esinduse juht. Just. Ja teiega ma tahaksin lasta teil jagada teie enda kogemust, mis siis on justkui jätkuks sellele, mis eelnevalt Gea ja Madis rääkisid. Et meil on meeskonnad, meil on
erinevad isiksused ja kõigil tuleks justkui tööl hakkama saada ja vahel on see üsna pingutav või see ei olegi niisama endast mõistetav, et töö ja siis see isiksus ülihästi kohe sobivad. Võib-olla alustame sinust, Taiki, räägi oma lugu. Aitäh, et kutsusite, et mul on väga hea meel siin olla. Et minu lugu on see, et ma tulin siis Teliasse tööle. Praegu jookseb siis 7. aasta, kus ma siis töötan ettevõttes ja ma tulin tööle siis neurotüüpilisena, enda arvates siis on ja, aga nüüd on saanud minust siis neurovariatiivne ehk siis mul diagnoositi 3 aastat tagasi ATH ehk siis aktiivsustähelepanuhäire. Et mida ma ennem ise ei teadnud, kui ma siia ettevõttesse tulin tööle. Aga kui nüüd minna nagu nii-öelda siis kaugemasse tulevikku, et kui ma nüüd ennast olen nüüd vaatanud rohkem jälginud, et kus kohast üldse nagu hakkas, see tegelikult hakkas üldse nagu lapsepõlvest, et kui ma olin 11-12, siis mul oli päris sügav depressioon, aga sellel hetkel ATH oli pigem nagu poiste haigus, et sellest räägiti rohkem nagu poiste nagu vaatevinklis, et tüdrukud olid lihtsalt võib-olla, nad ei jäänud niimoodi silma ja ma ei saanud sellel hetkel nagu õiget professionaalset abi. Mis tähendabki seda, ma elasin selle sama nii-öelda siis ATH-ga, mis mul tegelikult oleks siis juba pidanud välja tulema või saama õiget ravi, elasin edasi nii-öelda siis ja see oligi täiesti tavaline, et ma olingi siuke hyperaktiivne ja energiline ja võib-olla siuke hästi nii-öelda siis, ma ei oska öelda, hästi siuke nii-öelda sotsiaalne inimene, aga samas mingid küljed olid juba siis näha, Aga kus nagu see kõik alguse sai, mul oli tegelikult väga sügav depressioon siin circa 8 aastat tagasi, mis oli siis uuesti ja see oli ikkagi nii sügav auk, et ma olin nagu põhimõtteliselt, vähesega väga sügavas augus on nende elus. Ja ma elasin selle hetkel üldse välismaal, ma elanud Eestis ja ma ei saanud siis nagu nii-öelda koheselt abi ja ma elukaaslane, selle aegne elukaaslane mind ei osanud siis nagu aidata, Ja siis ma mingil hetkel ikkagi leidsin tee siis ikkagi nii-öelda siis sain arstiabi, sain vajalikud ravimid, antidepressandid, kõik selle poole, sain nii-öelda siis oma ärevushäiretest lahti, mis on tegelikult terve elu mind kaasanud, Ja siis elu läks edasi, ravi mõjus, kõik oli hästi, nägin roosade värvidega elu, mitte mingit probleemi ei polnud, kuni siis mingi hetkeni, kus see juhtus juba Telias töötades. 4 aastat tagasi, kus tekkisid uuesti need ärevushäired, elus oli ka sellised rasked perioodid. Ja mis nagu minu sõnum on see, et sellel hetkel, kui see juhtus, ja mul reaalselt ravi antidepressant ei aitanud, et mul oli ikkagi nii sotsiaalne ärevus, ja ma ei suutnud isegi trenni minna, ma ei suutnud mitte midagi teha, et nagu see läks päris hulluks. Siis sellel hetkel oli mul toeks tegelikult minu juht. Praegu ma olen ettevõttes küll edasi liikunud, ma olen 2 aastat teises kohas, nüüd töötanud selles ettevõttes. Aga siis selleaegne juht oli mulle väga suureks toeks ja ma julgustan nagu inimesi üldse nagu töötajad rääkima enda juhiga, et kui tõesti ikkagi on halvasti, et sa räägid talle. Juht ei pea olema sul psühholoog ega psühhiaater kindlasti mitte, aga pigem siuke nagu empaatiline vestlus, et kuidas sul päriselt läheb. Et kui ta näeb, et ma ennem olin ikkagi nii-öelda siis väga stabiilne või ma tegin oma tulemused ära ja mingil hetkel käid see kuskil nii-öelda siis põhjas ära ja see kolistadki see põhja, et reaalselt nagu küsida ka, et kuidas see päriselt läheb. Mitte, et ei saa kokku, et vaadata nagu numbreid. Ma näen ise ka neid numbreid, et ma olen kuskil põhjas. Et see mõttes see nagu pigem siukest empaatilist ja pigem ma julgustaks ka inimesi rääkima, et kui tal on nagu halvasti, et see ei ole nagu mingi nii-öelda siis see ei näita nagu nõrkust, pigem ta oskab suunata, võib-olla aidata ja nii-öelda siis võib-olla aidata ka professionaalset abi. Kui palju sa ise said juhile tulla rääkima, et sul on raske periood või eriti raske päev või mingisugune tund? Kus ma sain väga palju ja ma ise küsisin ka mingil hetkel, et kui palju ma sind reaalselt koormasin, et ütle ausalt nagu, et nüüd ma nagu saan aru, mis etapi siis oli, ja ta ütles tema nagu see nii-öelda siis, see lävi on väga suur, siis ta ütles, ta võttis mind tööle, ta valis mind inimesena, ta nägi mind inimesena, ta uskus minusse ja ta uskus minusse siis ka, kui see periood oli. Kui palju teadis tema sind tööle võttes sellest sinu tervise probleemist või sellest iseärasusest? Ma ei teadnud isegi, et mul on nagu ATH, et see mõttes nagu depressiooni võib meil kõigil inimesel olla, et depressioon võib tekkida, et see mõttes on täiesti nii-öelda siis igapäevane nii-öelda siis asi, et pigem ATH osas, et ma sain tänu sellele, et ma temale julgesin avada,
et üldse nagu, et sellised probleemid on, sain siis lõpuks saad teha diagnoosi. Et see oligi nagu see aeg, et kus me nagu omavahel vestlesime. Et kui ma ei oleks vestlenud, ma arvan, ma istuksin praegu. Et tänu tema sellisele osavõtlikkusele ja kogu aeg toetusele. Toetusele, et uskus minusse kui inimesesse. Aga ma küsiksin nüüd sinu käest, Rasmus, kes sa juhina oledki võtnud ka oma tiimi mõned inimesed, kellega võib-olla oli tarvis rohkem tegelda ja need rohkem märgata. Kuidas see sul on läinud? Mis kogemused sina oled saanud? Ma niimoodi lühidalt kokkuvõttes saan öelda, et on olnud rida ebaõnnestumisi. Et millest ma võib-olla siis veidi räägin ka, aga ma tahan alustada võib-olla selle sõnumiga, et ma olen alati uskunud ja vaatamata nendele läbi või ebaõnnestumistele, ma usun siiamaani, et tuleb inimestele anda võimalust. Ja see ei tulene ainult sellisest mingist üllast eesmärgist siin, vaid ma arvan, et see on hästi ka niisugune pragmaatiline kodaniku kohustus. Et kui meil on võimalus või mul on võimalus juhina anda teisele inimesele võimalus, kellel on võib-olla natukene keerulisem tööle saada, tal on võib-olla natukene keerulisem oma rada leida, et anda talle see võimalus mitte ainult, et tema saaks elada täisväärtuslikku elu, vaid et ta oleks ka täisväärtuslik ühiskonnaliige. Ja ma arvan, et meil kõigil see kohustus lasub. Aga need ebaõnnestumised, need on, kogemused on olnud kindlasti huvitavad ja harivad, arendanud mind inimesena ka ja juhina, aga kuidagi asjaolude kokku langevuse tõttu on mul olnud selline 3 küllaltki markantset olukorda siis neurovariatiivsete inimestega, et kes on sattunud mu meeskonda ja siis ja siiani nad on lõppenud kõik ikkagi selle inimese ettevõttest lahkumisega. Aga mis seal taga oli? Mida sa oled proovinud ja mida sa võimaldasid ja kui palju see sinult nõudis ja mida see tegi meeskonnaga? Kõik 10 küsimust tuleb ka üksteise järel. Ma neid ma võib-olla väga detailidesse ma natukene, ma üritan niisugust ümmargust juttu veidikene ajada, sest inimesed kuna see läbi Facebooki on vaadatav, et siis ka nende privaatsust austades, et ma kõiki detaile võib-olla ei maini, aga on olnud tegemist ühel juhul bipolaarsusega, kus inimene ise töövestlusel juba väga ausalt tunnistas üles, et see on ja vaatamata sellele sai tehtud see otsus, et anname siis võimalus, et eriti mulle väga avaldas muljet just tema selline ausus ja siirus. Aga see kulg või see kogu see sündmuste ahel oli seal ikkagi kuidagi niimoodi, et see mingist hetkest kas siis jäid ravimid võtmata või kusagil see asi hakkas inimesele allamäge minema ja vaatamata sellele, et meil ettevõttes on tegelikult hästi palju selliseid, kõigepealt inimene saab tulla minu juurde, mina annan nõu, räägin taga. Siis meil on ka personali tugi olemas, kes ka saavad rääkida, nõu anda. Ja me teeme koostööd ka selle minu dokiga, et kõiki neid vahendeid sai kasutatud. Aga sealt ma vist sain niisuguse esimese kogemuse selles osas, et väga raske on piire nendes olukordades tõmmata. Sest üks hetk ma juba avastasin ennast suhtlemast oma töötaja pereliikmetega, et seal oli isa, ema, vend, kes kui nad ei saanud inimest kätte, siis võtsid minuga ühendust, et selgitasid seal, et töötajal on niisugused probleemid, olid väga mures,
et me ikkagi teda lahti ei laseks, sellepärast teda tööle ei ilmunud. Et seda on varem ka juhtunud ja ta on Telias töötamise üle väga õnnelik, aga et tal on lihtsalt episood peal. Ja me tulime päris pikalt tulime vastu. Et ja seal on niisugune, tuleb mängu see teine pool, et võib-olla millest väga palju ei arutata, et see mõju meeskonnale, et äriettevõttes meil on ikkagi ootus sooritustele ja meeskonna töös on igal inimesel on see osa sellest sooritusest vaja teha. Ja kui väga pikka aega ülejäänud meeskond peab siis ühe liikme sooritust veel enda õlule võtma, et siis see hakkab mõjuma negatiivselt ka teistele meeskonnaliikmetele. Aga siis juhi ja inimesena selle otsuse tegemine või valiku, et kus see piir jookseb, et kus kohast ma sean teiste inimeste huvid tähtsamale kohale kui ühe inimese huvid ja kui ma lähen õhtul koju peeglisse vaatan, et mõtted, mis tulevad kaasa, et kas ma oleks saanud teha rohkem seal või et kas see on see koht, kus ma tõmban selle joone alla ja et ei, ma rohkem ei aita. Et ma olen väga tänulik meie personalile, kes on alati andnud mulle adekvaatset nõu, et kus ma pean selle piiri tõmbama. Aga inimeseks olemine on kohati siuke haigus, et nii palju nõu kui antakse, et see mõnest asjast keeruline on minna lasta. Ma küsiksin vahepeal, Aiki, sinu käest, kui palju ja kas sulle on juht või tiim teinud mööndusi selle tõttu, et sina nimetad ennast neurovariatiivne. Et selles mõttes, kui ma üldse sain selle diagnoosi, siis ma ise tundsin, et ma olen imelik, et mis asi see üldse on, siis ma olen väga ebateadlik ja ma ei olnud sellest varem nagu väga niimoodi kuulnud ja sellest lugenud. Et siis ma tõesti arvasin, ma olen imelik, ma rääkisin seda kellelegi alguses, et siis ma julgenud üldse nagu isegi kui ma lähedastel rääkida, siis ma arvasin, et see on mingi haigus ja mis iganes, enda peas asjad päris nagu hulluks mõtlesin, aga mida aeg edasi, et selles mõttes ma arvan, ma ei rääkinud alguses üldse nagu sellest, ma ei rääkingi, ma ei olegi sellest üldse rääkinud, miks ma peaks nagu nii-öelda siis rääkima, et ma ei tea, mul on ATH, et ma hilinen iga hommik, ma tean ise ka, ma hilinesin iga hommik, et see oli nagu mingi siuke muster ja mul juhtus seda nagu, ta oli väga vihane mu peale kogu aeg, sellepärast ma hilinesin. Aga ma olin mingis endas mullis ja ma ei saanud isegi aru, et kas ma tõesti hilinesin, et see oli nagu täiesti normaalne elu ja tegelikult kogu aeg niimoodi olnudki, et ma ei arvestanud nagu seda aega. Et pigem on see, et kui selle diagnoosi saad, siis on pigem töö ise endaga igapäevaselt, et kogu aeg nagu nii-öelda siis paremaks edasi areneda, et see enam ei hiline. Nüüd ma võin öelda, et ma ei hiline absoluutselt mitte kuhugi, et see on nagu pikaajaline töö. Aga see ma tiimile on öelnud, meil on kõigil võrdsed võimalused ja me peame kõik tegema need tööülesanded ja ma tegin neid tööülesanded ka siis, kui ma ettevõttesse tulin. Ma ei teadnud, et mul on ATH. Et see mõttes need ülesanded on kõigil võrdsed. Et kas ma nüüd ütlen, et ma nüüd ei teinud seda nii-öelda siis ülesannet ära, mitte ülesannet, töö nii-öelda siis lõik ära ja mul on ATH, siis seda ma kindlasti teen, ma arvan, et sellist asja ei peaks tegema. Pigem on see, et endaga töö tegemine võib-olla ka võtta psühholoogide poolt abi ja saada mingit nii-öelda siis toetust. Et see on täiesti okei. Et jah. Ja, aga sul, Rasmus, oli mingi lugu veel? Ütlesid, et sul on neid mõned? Mõned, jah, et siin tiimide vahetamise ja uute meeskondade ehitamisega, värbamise käigus kõik asjad ei tule alati välja. Ja mõned häired tekivad inimesel ka puhtalt tema enda elu kokkulangevuste tõttu. Et siin on olnud ka olukord, kus on töötaja, kes tuleb, ta ongi tõesti hea töötaja ja väga hea suhtumisega, väga hea panusega, aga siis on, nagu siin ka eelnevalt mainiti, et mingid muud taustasündmused, et näiteks seal oli tegemist vigastusega. Vigastus oli reaalne ja tugev,
ja siis mingist hetkest selle valu leevendamiseks tekkis sõltuvus inimesel valuvaigistitest ja mingist hetkest see hakkas nagu mõjutama tööd, kõike, pereelu, kuni selleni, et see sõltuvusprobleemid ja võib-olla ka siis mingist hetkest valed valikud viisid seal inimese olukorda, kus hakkasid tekkima koduvägivalla probleemid. Ja see oli võib-olla see hetk, kuna mul oli inimesega tegelikult oli väga hea suhe, usalduslik suhe ja loomulikult ta tulebki, pöördub minu poole ja ma istungi kuulangi, aga need teemad, mis järsku hakkasid välja kooruma, mul endal tekkis kohati tunne, et ma ei oska sulle nõu anda või et kus mul puudub see skillset, et kuidas ma nüüd lähenen, et see tundub selline väga ohtlik miiniväli minu jaoks, et ma tahan aidata, tahan nõu anda, aga mis siis, kui ma annan vale nõu? Sest see, ma oskan, kui me hoiame eraelu ja tööelu lahus, siis tööalaselt ma oskan väga head nõu anda. Aga kui me toome juba eraelu mängu ja inimene ootab selle poole pealt nõu, võt see on see, kus loomulikult ma tahan, aga ma jään nagu mõtlema, et kas mul on see kompetents praegust? Kas mu... Millist tuge sa siis oleksid tahtnud veel saada organisatsioonilt või oma juhilt? Ma sain kõik selle toe, et kas seal oli ikkagi lõpuks suunamine spetsialistide juurde ja nõu ja tugi, mis ma sain, et mul on okei öelda mingist kohast lahti sellest, et see ei ole sinu asi, millega sa tegelema pead. Et see piiritunnetus, aga jälle ma toon mängu, et inimesena, kui sa saad teise inimesega hästi läbi, me töötame koos, ta on oluline osa ikkagi mingi ajasu sellest ja sa tahad aidata. Ja see toob kaasa selle olukorra, kui sul on nii sellised dramaatilised mured, mida toob üks inimene, et seal on koduvägivald ja sõltuvus ja siis on sul meeskonnas teised inimesed, kellel on ka oma mured, aga need on võib-olla need on mastaabilt natukene väiksemad, siis see taju nagu muutub, et mu tähelepanu peaks võib-olla olema tegelema nende suurte asjadega ja need väiksed mured jäävad teisele poole, et kas see on aus ja õiglane mu ülejäänud meeskonna osas, kes samamoodi tahavad ja väärivad seda tähelepanu. Et see on keeruline on navigeerida. Aga ma saan aru, et meil on käimas ka hetkel selline vaimse esmaabi koolitus. Et ma veel ei ole sinna läinud, aga ma arvan, et võib-olla ma oleks tegutsenud targemini, kui ma tol hetkel oleksin äkki selle koolituse läbinud, et mingisugused tööriistad või oskused juurde, et kuidas toime tulla. Ja. Kui me loodame, et seda sinu jagatud lugu kuulavad ka mitmed juhid, siis mõnedki neist ehk on alles väikse kogemusega, mis sa neile soovitad, kuidas sellistes olukordades otsustada ja millal siis edasi pingutada ja anda võimalus ja millal loobuda või lõpetada see? Mu esimene nõu, et kellele anda võimalus, on see, et me juhtidena tajume ära inimesed, kellel on tahe. Et kui me võtame siin kõrval Aiki, kelle puhul ei ole absoluutselt kahtluski, et seal on tugev tahe, siis tahte puhul on alati meeskond ka valmis tegema mööndusi. Et kui nad näevad, et inimesel on tahe ja juhina ma tahan töötada inimesega, kellel see sooritustahe on olemas ja mingid erisused, vastutulekud, see isegi ei mõtle selle peale, sest sa näed, et sul on inimene, kes tahab sinuga koostööd teha. Et see on võib-olla esimene märk. Aga teine nõu on
on, et kui sa kõhkled, et kus see piir jookseb, siis pöördu oma personalispetsialisti poole. Tema annab sulle head nõu. Aga päriselt, seal on, sa ei näe ise seda ära. Sul on vaja kõrvaltvaataja pilku sinna juurde, et kuule, mul on siuke olukord, et kuhu maani ma tohin minna sinna. Aitäh. Aiki, sina rääkisid ikkagi päris palju sellest usaldusest oma juhiga. Tead, see on hästi oluline, et ühesõnaga kõige tähtsam on tegelikult üldse olla aus iseenda vastu, on ju. Oled aus iseenda vastu, oled aus juhi vastu, siis saab midagi muutuda. Et kui sa ikkagi nagu iseendale valetad, siis põhimõtteliselt ega mitte midagi ei muutu. Ja sa tõid välja ka, et kus maal see piir nagu jookseb, et võib-olla terve tiim kannatab. Selle hetkel võib-olla tiim üldse ei teadnud, et siuke asi olukord on. See mõttes see on tulemuste poole pealt jah, et on ettevõttel eesmärgid ja mis see terve tiim peab tooma, see on täiesti mõistetav, arusaadav. Et aga võib-olla sellel hetkel võib-olla tiim ei teagi, et nagu mul tiim näiteks ei teadnud, kui mul see olukord oli, et see oli lihtsalt nagu siuke üks vestlus mul enda juhiga, on ju. Aga ja ma nõustun tegelikult, siin peab olema ikkagi piirid, et kus maani sa suudad aidata ja kas üldse oskad aidata, sest et sa ei ole ju psühholoog ega nii selleks nagu õppinud, et sa ei peagi aitama, võib-olla pigem ongi see kuulamine ja soovitadki, et võta palun siis see psühholoog ja kui inimene reaalselt tahab ise abi saada, siis ta võtab selle nagu vastu. Kui ta läheb see psühholoogi juurde sellepärast, et näidata, ta seal käib, siis ta niikuinii ei saa sealt abi. Et see kõik sõltub sellest ka, mis inimene ise nagu valmis on ja kus maal ta ise oma selle nii-öelda siis etapiga on, et ja alati ei peagi aitama ja kõik inimesi ei aidata. Et selles mõttes see ongi see võib-olla see tunnetuse koht. Ma väga tänan teid, et te jagasite oma lugu ja olite valmis tulema ja seda ka teistega siis jagama. Aitäh teile. Aitäh. Ja viimased vestlejad. Minu kolmandateks vestluskaaslasteks on personalipartnerid Urve Tamme-Teliast ja Siirle Paberits Swedbankist. Te mõlemad olete suurte ettevõtetes töötanud päris pikka aega ja tundub vist nii, et vaimne tervis ei ole mitte kunagi varem, kindlasti mitte 20 aastat tagasi olnud nii päevakajaline kui praegu. Mida siis ettevõttelt oodata ja mida ettevõtte pakkuda saab ja oskab? Jah, ma olen väga nõus Madisega, kes psühhiaatrina ütles, et tegelikult see vastutus saab olla oma vaimse tervise eest ikkagi inimese käes, aga ma usun siiralt sellesse, et tööandjal on ka väga palju teha selleks, et inimesed tunneks ennast tööl hästi ja see keskkond oleks turvaline. Et kas või need Peaasja uuringu tulemused, mis näitasid ka, et inimene vajab selleks, et ennast hästi tunda selgust selles, mida ta teeb, miks ta teeb. Samamoodi vajab väga head juhti, kes on talle eeskujuks ja kes seda usaldust loob nii töötaja kui juhi vahelises suhtes, kui võib-olla ka terves tiimis. Et siis ma arvan, et siin on tööandja roll väga-väga oluline ja ma arvan, et kõik algab otsusest, et tööandja tõesti otsustabki ja on veendunud, et on oluline panustada teadlikult sellesse, et inimesed tunneks ennast hästi. Ja kui see otsus on olemas, siis on juba palju lihtsam teha plaani ja minna hästi praktiliselt tegevustega edasi. Jaa, mul on ka rõõm olla siin tegelikult, aitäh, sest see on nii oluline teema ja nagu sa ütlesid ja nagu kõik eeskõnelejad ka on öelnud, et see on tulnud järjest rohkem ja rohkem lauale ja päevakorda ja olen nõus Urvega, et kõik saab alguse tegelikult otsusest, sest täpselt sama kogemus on ka meil ettevõttes, et sellest hetkest alates, kui me oleme otsustanud, et me peame selle teemaga tegelema, rohkem tähelepanu pöörama, et ei ole ainult täna enam see 8 tundi tööaeg, vaid on inimene tervik, et see eraelu tuleb paratamatult tööle kaasa, mõjutab inimese heaolu, efektiivsust ja me oleme ka
väga palju sellesse viimastel aastatel panustanud ja loodetavasti ikkagi ka palju head ja kasulikku ära teinud meie töötajate jaoks. Aga suurtel ettevõtetel ühest küljest on rohkem võimalusi, aga teisest küljest on ka palju rohkem töötajaid. Mida te siis täpsemalt pakute või kuidas te neid erinevaid kas erialasid või vanuserühmi või erinevaid olukordi ka toetate? Suurel ettevõttel on palju töötajaid, aga on ka palju juhte ja tegelikult juhtimine ongi võib-olla kõige olulisem, sellepärast et juhid ikkagi suuresti seda töötaja kogemust loovad. Juht võib olla su parim partner ja toetaja, juht võib olla ka väga suur stressiallikas, nii et tugev juhtimine on kindlasti ülioluline ja ütleme selline põhiline eeldus, et inimene tunneks ennast hästi, siis vähemalt meie organisatsioonis on küll see, et eeldus, et juht tunneks oma inimesi. Juht peab tundma oma inimesi, mis tähendab, et selleks peab ta võtma teadlikult aega ja et inimesi kuulata, nagu ka Madis tõi välja, et peab olema selline usalduslik arutelu ja tõesti need üks-ühele vestlused on võib-olla üks olulisemaid juhtimistööriistu, et seda usaldust luua. Et mõista, mis toimub inimese elus, kuidas tal läheb tööl, kas on midagi, mis on tal toimumas mujal, mõnes muus eluvaldkonnas, kus siis oleks võib-olla mingit tuge vaja pakkuda, nii et kui ei ole seda mõistmist, siis on väga raske üldse teele minna, nii et jah, kõige olulisem eeldus, mida me pakume inimesele, on hea juhtimine, tugev juht ja see usaldus. Et olla avatud, nagu ka Aiki tõi välja ja väga vapper Aiki, et sa oma lugu jagasid, aitäh sulle. Et tõesti, et sa jagad oma juhiga seda oma olukorda ja siis juba koos mõtlete, kuidas edasi minna. Millised need kultuuri mingisugused komponendid või väärtused on, mis loovad seda vaimse tervise toetamise organisatsiooni? Mis peaks seal sisalduma? Kindlasti selline avatud ja usaldusväärne või usalduslik õhkkond, et suhtlemine, nii nagu ka Urve välja tõi ja kõik eelnevad on öelnud, et kõik saab alguse tegelikult ju juhi ja töötaja vahelisest suhtlemisest, aga usalduslik õhkkond ka laiemalt, et on töötajal julgus olla tema ise, on julgus eksida, on julgus jagada informatsiooni, mis võib olla mõnikord üsna delikaatne ja isiklik ja seda tehakse ikkagi ainult sellises õhkkonnas, kui on see turvatunne, et ma ei jää selle tõttu oma tööst ilma või mul on tegelikult see tugi olemas ja me oleme püüdnud päris palju panustada sellesse, et meil oleks selline juhtimiskultuur, kus inimesed julgevad oma nõrkuseid välja öelda, sest nagu siin oli juttu ka esimeses vestlusvoorus, et täna on kuvand see, et kõik peavad olema kogu aeg hästi tublid ja edukad ja sooritama hindele 5+, et ma tegelikult ei pea. Et vahepeal võib olla natukene vähem tubli ka ja võib ka julgelt selle välja öelda, et täna mul ongi selline olukord, kus ma ei suuda nii palju teha, et leida seda sellist ühist lahendust siis koos juhtidega. Ja loomulikult ei ole ju ainult juhid need, kellel on kogu see vastutus, et on taga ka suure ettevõtte eelis jällegi, on taga ka ju tavaliselt rohkem inimesi, personalitiim, kes siis saab samamoodi toetada personalipartnerid, aga mitte ainult, et meil on olemas ka siis selline töö heaolu tiim eraldi, kes on ka alati nõu ja jõuga abiks ja muidugi me teeme palju koostööd ka väliste koostööpartneritega, et just. Psühholoogid ja siin just, jah, et Rasmus just rääkis sellest, et ühel hetkel lihtsalt juht tunneb, et tema kompetentsist enam ei piisa. Mis siis edasi saab teie organisatsioonides? No siis tulebki appi personalipartner ja erinevad võib-olla personalitiimi liikmed, oleneb siis olukorrast, aga ma usun, et personalijuhi, personalipartneri
nii-öelda lähedus juhiga on väga-väga oluline, samamoodi usaldus ja muidugi, kui on väiksem organisatsioon, siis juht vajab samamoodi tuge, võib-olla tal ei ole seda personaliinimest kõrval, siis on toeks tema oma juht, et kindlasti juht ei tohiks olla üksi, aga tõesti, meie pakumegi siis kõigepealt seda personalipoolset tuge ja kui vaja, siis leiame ka muud abi, ütleme, organisatsiooni väljast, kui nüüd rääkida juhi toetamisest. Kui rääkida inimeste toetamisest, siis on meil kokkulepped tõesti minu dokiga näiteks, et inimesed saavad konfidentsiaalselt nõu siis käia psühholoogi juures ja jah, neid tuge, neid siin toetust on meilgi rohkem, nagu Rasmus mainis ka, vaimse tervise esmaabi andmise oskusi, mida me oma inimestes arendame, nii et tegelikult võib-olla ei olegi ainsalt personaliinimesed need, kes seda tuge pakuvad, vaid ka inimesed, kes on läbinud selle koolituse, nii et see võrgustik on nagu laiem, kes oskavad sind kuulata ja sind toetada, nii juhina kui töötajana. Sirle, mis teie veel pakute? Või kuidas teie seda mures või siis tuge vajavat inimest toetate? Ma isegi võib-olla alustaks sellest, et selline üldine heaolu ja teadvustamine, et ma töötajana olen ise vastutav oma heaolu eest ja hoian seda head tasakaalu oma elus, et mul oleks kõik need vajalikud vitamiinid olemas, uni, väärtuslik toit, liikumine, sotsiaalsed suhted ja mõistlik töökoormus. Et see on nagu meil hästi tugevalt ka töötaja enda vastutus tegelikult ja me pakume siin ka päris palju toetavaid elemente siis igapäevaselt, et paindlikus töökorralduses kindlasti neil, kelle vähegi see võimalik on, saavad ikkagi valida töökohta, kus nad töötavad, et ei pea iga päev kontoris olema kellast kellani, erinevad tööviisid, et eesmärk on jõuda ju tegelikult tulemuseni, mitte siis olla kinni selles raamis, et juht ütleb, et sa pead tegema nii ja siis ma peangi tegema nii, et see kõik loob inimesel ju rohkem võimalust valida endale sobiv tööviis, isegi ka tööaja osas oleme ju ikkagi mingis mõttes paindlikud, et on hommikuinimesed, õhtuinimesed, kui ikkagi on raske hommikul ennast käima saada, nii nagu ATH-ga inimesed näiteks ütlevad ja ausalt, et neil on hommikul raske käima saada, siis mõnes rollis ei olegi nii oluline, et inimene paneb 8:30 arvuti tööle, et see julgelt võib teha seda ka 9:30 ja fokusseeridagi just selle efektiivsuse teraviku õhtule või sellele ajale, millal tema on nagu efektiivsem, kui roll seda võimaldab, et kui ei ole just otsene klienditeenindus. Ja selline harimine ja koolitamine ka on meil nagu hästi tugevalt kultuuris sees, et korraldame vaimse tervise nädalaid, erinevad koolitused, üritused, kus saavad osaleda nii töötajad kui juhid ja pidev selline enesetäiendamine, eneseteadlikkuse hoidmine. Ja no muidugi kõik sportlikud tegevused ja selline liikumise toetamine, et YouMove on üks selline tore asi, mis on meil nagu hästi palju populaarsust kogunud viimastel aastatel ja ma arvan, et see on ka kindlasti üks selline vaimse tervise vitamiin, mis aitab natukene hoida paremat tasakaalu selle pinge ja heaolu vahel, et aga muidugi, kui juba on olukord selline, et on ikkagi vaja päriselt toetada, ehk on inimene oma vaimse tervisega töötaja jõudnud siis sellisesse etappi, kus need lihtsalt vitamiinid ja well-being nii-öelda enam ei aita, siis esimene tugi on ikkagi hea siis personalipartner, personalitiim ja eks need juhtumid on, keerulisemad juhtumid on tihtipeale ikkagi hästi nagu unikaalsed, et me leiamegi selle lahenduse siis lähtuvalt konkreetselt selle inimese vajadusest ja püüame samal ajal aidata nii juhti kui seda töötajat, et me ei tohi kindlasti ära unustada ka seda, et see töötaja ei jääks kuidagi hammasrataste vahele ja kaasame koostööpartnereid, kui on vaja. Psühholoogilist tuge saavad nii töötajad kui juhid, teeme koostööd Töötukassaga, teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, kes
kes siis võib-olla erivajadustega inimesi või ka mingid spetsiifiliste eripäradega inimesi koondavad, et kõik see on ka palju abiks olnud tegelikult, et ja mõnikord võib-olla ongi selle töötaja vaatest, et vahel ongi võib-olla parem, kui see töötaja leiabki uue väljakutse, et äkki see konkreetne ametikoht ongi liiga stressirikas, et suures organisatsioonis on jällegi see eelis, et on võimalik ka aidata siis sellel töötajal võib-olla leida talle sobivam roll hoopiski ettevõtte sees. Väga toetan ka seda füüsilise tervise poolt just, mis sa tõid välja, et tõesti, et see on nagu parim ennetus, kui sa ikkagi lähed välja värskesse õhku ja kas või lihtsalt jalutama või teed midagi enda tervise heaks, et see toetab kindlasti ka vaimset tervist ja kui seda ka ettevõte toetab, siis on ju see ainult tore. Me oleme nüüd rääkinud sellest, et viimased aastad on olnud ikkagi üsna keerukad, osa inimesi tuleb paremini toime, võib-olla oleme me juba harjunud sellega, et elu enam ei ole selline stabiilne. Kui palju teie märkate organisatsioonis selliseid muutusi, kus inimesed selliste globaalsete muutustega ja selliste muutustega, kus nende mõju ulatus täiesti nagu puudub või on imeväike, et kuidas nendega siis toime tulla või kas midagi on märgatud? No muidugi, see on ju elu, mis meid ümbritseb, see on ju elu, mida me kõik elame, et loomulikult see tuleb kaasa ka tööle, tuleb see ärevus kaasa ja eks siis tuleb lihtsalt rääkida inimestega, rääkida tiimis, tuua välja need mõtted, kui on tiimis usaldus, siis miks mitte jagada. Oma tiimis samamoodi siis peab olema juhil valmisolek nendel teemadel rääkida. Aga mis ma veel tahan ka öelda, et selgus peab olema suur, et kui sa rääkisid muudatusest, siis üks asi on need muudatused ühiskonnas, aga teine asi on ka see, et muudatused on ka tänapäeva organisatsioonide igapäevane elu osa, et siin on hästi oluline märksõna kommunikatsioon ja avatud kommunikatsioon ehk seesama selgus, mis oli ka Geal siin tulemuste slaidil, et räägime asjadest ausalt, avatult. Räägime inimestega ka siis, kui meil hetkel ei ole infot, ütlemegi, et meil ei ole infot, et see selgus oleks suur ja usaldus ka tööandja suunal oleks suur. Ja võib-olla veel see ka, et kui need muudatused on käimas, siis kaasame juhte. Et juhid saaks kõigepealt, oleks kaasatud, oleks informeeritud, et kui me lähme muudatustest rääkima tervele organisatsioonile, siis juhtidel oleks juba kõik vastused olemas, et oma inimesi toetada. Ehk et on need siis muudatused ühiskonnas, on need muudatused organisatsioonis, oleme valmis nendest avatult rääkima. Aga jah, see turvalise õhkkonna loomine, et see rääkimine tõesti toimuks, see on muidugi mitmete teadlike tegevuste tulemus. Ja. Kuidas teile tundub, kas see, mida nüüd teie ettevõtted pakuvad, see on see, mida inimesed ka vajavad ja oskavad ära kasutada või olete te kuulnud, et midagi oleks justkui veel tarvis teha, millestki on puudu praegu või on kõike juba nii palju? Ma arvan, et suurtes ettevõtetes on jällegi natukene see eripära, et on väga palju erineva tausta ja ootustega inimesi. Ja kindlasti on ju neid, kes on alati kõigega ka väga rahul ja kindlasti on neid, kes ei ole kunagi rahul. Et eks meil on kindlasti ka neid töötajaid, aga üleüldiselt mulle siiski tundub, et inimesed kasutavad palju neid võimalusi ja teadlikkus on tõusnud, mis on nagu hästi hea, et just ongi tõusnud teadlikkus sellest, kui oluline on inimese enda roll selles, kui hästi ta ennast tunneb, et ja ka vaimse tervise teemadest rääkimine ja selline abi otsimine, ja muidugi on siin natukene ka seda põlvkondade erinevust ikkagi märgata, et noorem põlvkond on
nõudlikum selles osas ja tahaks rohkem seda tasakaalu ja tahaks rohkem, et oleks nii, et nii nagu mina tahan, et kui on tiimis sul palju ühe korraga noori inimesi, siis võib olla see natukene keeruline, et kuhu siis see joon tõmmata. Juhi jaoks jällegi selline väljakutse, et ei saa ju arvestada kõikide erisustega ka, et tuleb leida nagu Rasmus ütles, tuleb leida selline hea dünaamika ikkagi ju tiimis ja kuhugi tõmmata piir, aga üldiselt ikkagi ollakse rahul ja ma usun, kuidas Telias. Jaa, ma usun ka, et kui nüüd mõelda, kas me pakume vähe või pakume palju või kas on midagi veel vaja, siis ma usun, et pigem me pakume väga palju tuge. Et pigem isegi oleme mõelnud, et kas meie töötajad suudavad selle kõik üles leida ja seda kõike tarbida. Et lõpuks on ka ju see inimese vastutus, et kui midagi sulle pakutakse, et sa seda päriselt ka seda võimalust kasutad, eks ju, aga seda enam meie ei saa kontrollida, et me pakume palju. Aga mis teeb rõõmu on see, et hea sõna levib ja olin just hiljuti ühes tiimis ise ka, käisin uurimas, kuidas neil läheb, olin natuke aega nendega ja siis üks inimene seal tiimis just ütleski, et tema hetkel osaleb teadveloleku kursusel, mis on ka siis meil Telia poolt inimestele pakutud, meil aastas 30 inimest siis 2 grupis selle kursuse läbivad ja just teine kolleeg ütleski, et oi kui head, sügisesse on veel paar kohta, et ma tahan ka osaleda, sellepärast et ma näen, kuidas see minu kolleege aitab, et selline hea sõna levib see mõtteviis, et ma pean endaga ise tegelema, et saada hakkama ja tunda ennast hästi ja ma arvan, et see, mida meie inimesed saavad kasutada, seda on väga palju. Ja. Kuidas me teame, et inimeste selline vaimne tervis on heas kohas, et inimesed on tasakaalus, et nad on energilised või vähemasti neid ei vaeva ega koorma sellised rasked püsivad mingid teemad. Kuidas me seda küsime või uurime või märkame? Või kas me üldse saame seda uurida? Ma tulen tagasi selle juurde, et juht tunneb oma inimesi. Ja ma arvan, et see ongi esimene nii-öelda kraadiklaas. Lisaks sellele siis, et me ka näiteks Telias 2 korda aastas viime läbi pühendumuse uuringut ja seal on ka küsimus heaolu kohta ja heaolu tunnetamise kohta, nii et see on selline teine kraadiklaas, mida me siis kasutame. Aga põhimõtteliselt ikka juht, tiim ja see tunnetus sealt. Jah, meil on sama kraadiklaasid tegelikult, et ka viime 3 korda aastas läbi rahulolu uuringut ja juhid ikkagi pöörduvad, kui nad näevad murekohti või saavad seda tagasisidet, et kõige olulisem, ma arvan, ongi see, et see info üldse jõuaks juhtideni, ja inimesed pöörduvad ise ka tegelikult personalipartnerite, personalitiimi poole järjest julgemalt, et jagatakse oma muresid ja vahel isegi võib-olla on lihtsam jagada seda, et kui juht ei ole sul niimoodi igapäevaselt kõrval, meil on ju ka nii, et juhid töötavad üle riikide on tiimid ja juhid töötavad võib-olla teises riigis üldse, et siis ei ole nii lihtne minna jagama võib-olla alati, et on ka selliseid otsepöördumisi ja ma arvan, et selline ikkagi nagu ka ärivaldkonnas puhas äritulemus ju, et kui tiimis on inimesi, kes ei suuda mingil põhjusel efektiivselt ja hästi töötada, siis varem või hiljem hakkab ju kajastuma ka ettevõtte tulemustes. Ja nii nagu Gea alustas, siis ka need haiguspäevad või siis mingisugused muud põhjused, miks inimesed jäävad kuidagi töölt kõrvale või leiavad võimalusi mitte tööle tulla või tõesti see tootlikkus või tulemuslikkus väheneb. No nii. Ehk siis kokkuvõtteks saab öelda, et praeguses olukorras, kus see vaimne tervis on oluline, siis kõigil tuleb pingutada, ei piisa sellest, kui me palju pakume, aga inimesed kas ei oska või ei vaja seda või siis me jällegi unustame nad ära, ei märka neid, nii et juhtide osa on ülitähtis ja tore teiega rääkida, et ka personaliinimesed on nii olulised ja hinnatud. Nii et me ei ela
ainult leivast, eks ju, või see, et meil on see 8 tundi tööl, ei ole tänapäeval enam see tavapärane organisatsioonis töötamise kultuur, vaid me toome kaasa sinna hästi palju kõike seda, mis meiega toimub väljaspool tööd ja me märkame inimesi, see on hästi oluline. Ma leidsin ühe sellise mõtte siit veel, et ongi keeruline ja ei olegi tähtis, kuhu me selle joone tõmbame. Oluline ongi see, et me austame inimesi, me märkame ja me teame, et me oleme erinevad. Ükskõik, kas see on siis mingisugune selline iseloomuomaduse erinevus või on sellel ka mingisugune diagnoos, aga see ei ole tähtis. Jaa, oleme erinevad ja meil on ka teatud olukordades erinevad arvamused, mis on ka oluline, et tegelikult oleks julgus neid tuua välja ja tunda ennast inimesena vaatamata sellele ikkagi väga hästi. Ka see on kokkulepe, mida saab organisatsioon teha läbi oma väärtuste ja käitumiste, nii et kõik oleme erilised, meil on kõigil erilised mõtted, aga me saame ennast vaatamata sellele tunda kõik koos väga hästi. Jaa. Aitäh tänastele esinejatele, Madisele, Geale, Aikile, Rasmusele, Sirlele ja Urvele ja kõigile neile, kes aitasid seda programmi ette valmistada, kes aitasid salvestada ja võimaldavad järelevaatamist. Ja mul on hea meel programmi lõppedes tõdeda, et siin on käsitletud hästi mitmeid mitmekesisuse ja kaasamise jaoks olulisi teemasid. Me oleme loodetavasti saanud selgemaks selle, kui tähtis on organisatsioonides selline käibiv mõtteviis, et kõiki tuleb märgata ja kõik on teretulnud, ehk siis sellele peole kutsutud ja siis veel ka tantsima palutud. Nii et me oleme rääkinud erinevatest inimestest, erinevatest tööviisidest, sellest, kuidas me värvates saaksime märgata inimesi hoolimata soost, rahvusest, vanusest või veel mingitest muudest erinevustest. Ja me rääkisime ka päris valusatel teemadel nagu töökius ja lähisuhtevägivald. Ning täna me lõpetame siis selle noodiga, et me kõik olemegi erinevad ja selles erinevuses ongi meie rikkus ja tugevus. Edu kõikidele!